Tere! Me oleme tagasi uue osaga ja ega meil on meile näidata midagi väga põnevat, mida ta siin vahepeal on teinud. Nagu... Jaa, ma täiestasin maja meil. Ja ma vaatan, et sul on mingisugune uus kilp ka käes ja lähme vaatame siis, näitame meile siis, mida sa siin teinud oled seekord. Maja pole veel valmis, aga vähemalt proovisin uusi blokke, millega siis meil on koer, kutsu. Jaa, kõige parem element on see, et me saame uue sõbra endale. Uus sõber, kas ma saan katsuda teda ka või? Jaa, sa peaksid minu arust saama teda katsuda, aga ei lase. Ei lase ja ma paitan, teine koer ka veel. Aga see on, ma tõin sulle ka ühe koera, sellepärast et kui juba minul on, siis kindlasti sa tahad ka endale head sõpra. Ja see on meie uhke bassein. Kui ilus bassein on. Ma olen ukra uju. Nendest koertest võib saada väga head valvekoerad, kes saavad kaitsma võib-olla. Sest siin on väga ohtlik maailm meil. On mitu korda surma saanud ja vaatame, kuidas meil tulevik läheb. No nii, näita siis, mis meil veel siin on. Ma vaatan, et siin on meil mingisugused jõulukastid. Kastid on muutunud jõulukastideks. Meil on jõuluaeg ja kastid muutusid jõulukastideks. Vau, okei. Tegelikult isu on kõik sama ikka, aga kastid on sellised huvitavamad nüüd. Väga lahe. Ja, aga meil on siin nüüd töönurk. Töönurk. Tõeline töö tegemise nurk. Siin on kõik töövahendid olemas. Siin on ketassaag, siin on teritamise ketas, siin on tööriistakast ja üleval saab küpsetada siis suitsuahjus liha. Vau, sa oled konnajalgu küpsetanud. Ma võtan konnajalad. Ma maitsen neid. Mul on kõht täis praegu, ma pean... Äkki sa tahad midagi paremat süüa, tule ma näitan, mis meil siin on. Ja see on minu väikene kast ajutiselt. Ma hoian seal endal ehitamiseks materjale, et siin teha teist korrust ja kööki. Aga meil on nüüd sööginurk, kus saab istuda ja vaadata basseini sujujaid. See kilp on mul väga suur, ma võtan selle ära. See on nagu selline spa-restoran juba selline, et sööd vahepeal ja siis vaatad, kuidas teised ujuvad ja siis kui enam süüa ei taha, siis lähed ujuma. Siin saab süüa, siin saab vaadata ujujaid, võib-olla sõber upub ära või midagi, pead ikka vaatama ka, silma peal hoida. Alati peab vaatama jah, kui sõber veel ei ole hea ujuja, siis peab eriti palju vaatama, et igaks juhuks. Sul on kapid. Sellest ma tahan teha kööginurga. Põrand on mul olemas, aga kappide jaoks ma tahan leida kõrbest punast liiva. Punast liiva? Jaa. See on selline üsnagi tähtis element, et ma saaksin siia panna köögipliidi ja kapid ja sellised sisustusasjad. Ja siis juba tuleb siia üks tõeliselt äge köök, kus saab teha mida iganes me ette kujutame söökide pähe. Et ma eeldan, et siin saab teha väga palju mahlajooke ja mõnuseid kõhutäisi niimoodi, et meil on kõhud kogu aeg täis ja olla ja saame rännata täis kõhuga. Väga tore. Nii, ma täitsa tahan seda näha. Mis sul siin veel on? Ma ei oska isegi vaadata. Tahan sul seda näidata. See on äge nurk siin. Mis asi see on? See on meie rändurite nurk. Siin on esiteks töölaud, kuhu me saame panna kaardid. Kuna me võib-olla hakkame mere peal seiklema, me elame ju mere ääres ikkagi, me võiks kasutada seda loodust enda kasuks. Teeme paadi, jah. Võib-olla teeme kaartid ka ja siis avastame kaarti. Ja see on meil suur abiline. Me peame maailmas korjama neid paberilehti, mille nimi on manuskript. Need on selle raamatu lehed, mis on siit raamatust välja rebitud. Ja me peame neid tagasi tooma. Meil on siin 6 lehte, kui sa nüüd korra... Ja ma näen 6 lehte on siin, jah. Ice and Fire, see on jää ja tuli. Ja vajuta selle posti peale, võtta see raamat korra välja ja pane tagasi. Ja nüüd sul tuli lahti valik 3 looma vahel. Iga looma kohta õppimine võtab sul 3 lehte ära. Et üks raamatu lehekülje taastamine võtab siis sul 3 paberilehte.
sest need lehed on seal nii ribadeks. Siis ma praegu ei vajuta nende peale, on ju? Ei vajuta, vaata, meil on neid kõiki vaja teada ja et mis looma sa tahad siit teada. Näe, sul on nüüd veel võimalik siin õppida, mis loomade kohta näiteks. Meil oleks vaja teada saada, mis usse seal vee all meid ründas, mis see sinine loom oli. Ma ei tea, mis ta oli, aga siin on hipokampi. Aga vaatame äkki, mis see hipokampi on siis. Mis see hipokampi on, ma ei tea. Nii. Aga nüüd me rohkem õppida ei saa, need lehed on otsas. Sa võid nüüd raamatu välja võtta ja lugeda, siis sa saad teada, need 2 lehte tuli sinna juurde. Hipokampi. Kuule, aga see ongi see elukas, mis meid ründas. See on kiire ja ilus loom. Harva leiab teda ookeanites. Ta on väga kiire, kui ta on vee all. Oli küll, jah. Ta saab isegi maa peale vist tulla, ma saan aru, aga siis ta on hästi nõrk. Aga ta on passiivne loom, et ta ei ründa mitte kunagi kedagi, kui... Ei ole, siis midagi. Ja see on mingi muu loom äkki. Ta näeb välja nagu pooleldi hobune ja siis pooleldi nüüd nagu... Nüüd mingi sinine uss seal samas, see teisel pool kaldas. Ja ei, sellel on jalad. Ja... Ilmselt ikka seal karnan teda. Ma ei tea, mismoodi temast lahti saab, aga sinna minna nagu väga ei julge. Kui me hoiame seda, mis taim see mere all kasvab, see merevetikas. Kui me hoiame merevetikat käes, siis ta on meie sõber. Hipokampi siis. Jaa, et merevetikaga saab teda nagu meie sõbraks. Hipokampi on eesti keeles merihobu, on ju? Ta on midagi sarnast, aga ta ei ole päris merihobu vist. Ta on mingi nagu, ta on nagu hobune aga ta ei ole päris merihobune. Aga ma arvan, et siin on mõeldud merihobust. Võimalik. Ma kogu aeg mõtlen, mis ulgumides on, aga uues on ju hoopis teisttooni kuub täna. Täna on sinine kuu taevas. Kas meil on sinine kuu või näita? Jaa, meil on täna sinine kuu. Ma ei näegi, kus... Ma ei näe kuu. Oi, ma ei põõsasse kinni jälle. Mäng ütles, et täna on taevas sinine kuu ja meil kasvavad taimed 2 korda kiiremini. See on, öö jooksul on selline võimendatud taimede kasvamine. Oota, ma panen see raamatu tagasi, muidu... Jaa, see oleks muidu ma kaotan selle raamatut seal. Seda me hakkame siis täitma. Kui me nüüd hakkame rändama järgmistes osades, siis ma arvan, et me võiksime proovida neid lehti koguda. Neid ilmselt leiab kuskilt kastidest või ma ei tea, äkki mõni suur koletis kaitseb neid ja me peame kuidagi selle koletise eemale meelitama ja teine ruttu need lehed ära, sest aga näita... samamoodi me õpime loomade kohta. Väga hea, aga näita meile nüüd, mis sul siin veel on, sul mingi asi põleb siin. Ma katsetan tõrvikuid teisi. Wow. See on selline päris huvitav lõkkemoodi. Võib-olla see oleks parem õue panna, sest meil on puidust maja. Ma pole kindla, kuhu seda veel panna, aga hetkel ma olen pidevalt teinud järelevalvet ja veenõu on lähedal, et juhuks, kui siin midagi peaks juhtuma. Vägev. Nii, mis sul siin veel on? Magamistubasid tuleks täiustada. Ma tegin nii sulle kui mulle sellised ägedad kapid. Ma panin endale kapid hetkel ära. Ja need on küll näidiseks ainult, et kuidas võib panna ja ilmselt saab ägedamalt panna. Aga sulle ma panin need kapid kasti sisse. Nagu ma enne rääkisin, mul on siin see ehituskast. Kui ilus kast. Mis see on? Kas sa said mulle ka seljakoti? Jaa, ma sain sulle seljakoti ja sa ütlesid, sul oli nii palju lilli, et sul on raske käia, siis nüüd sa saad natukene käed vabamaks. Kuidas ma lihtsalt see inventoris nagu? Ei, sul on mitu varianti, kui sa kükitad ja teed paremat hiire klahvi, saad seljakoti maha panna ja saad kasutada kastina. Siis sa peaksid saama kuidagi kükitada selle parema klikiga või kuidagi kätte võtta. Jah, sain. Ja siis, kui sa vajutad I-tähte ja vajutad selle enda pillikese peal seda rõngast,
siis sul tuleb see lisamenüü lahti, kus sul on seljakoht. Sa paned sinna seljakoha. See selge. Back on selg, ma arvan, et see on siin, just nii. Just. Hops. Nii, kas mul on nüüd? Sul on kott seljas. Okei. Nüüd sul on lisa ruumi, kui sa vajutad banaani B-nuppu. On jah? B. Jaa, on küll, jah. Okei, nüüd sa saad tuua meile igast ilusaid pilli. Aga tule vaata, tegelikult, oota, magame ära siin äkki koletised. Ma tahtsin näidata neid roosasid puusid, mis ma leidsin meile sinna, aga ohtlik on. Teeme ühe öö ära. No olgu, ma olen magan oma tühjas toas. Jah, mina ka. Ja tööd. Hea tööd. Milline ilus hommik. Uus hommik. Ja, no nii, lähme vaatame siis, mida sa mulle näidata tahtsid, mingid lillad puud või mis sul olid? Roosad või sellised, see on roosad ja lillad. Vaata, kui ilusad need on. Svamp, soo. Oi, kui paksud need on. Vau, need on suured puud. Oi, need on paksud. Mulle need nii meeldivad, siit lehed kukuvad sellised. Kes see on? Mingisugune roheline elukas on seal. Kes mis? Susiseb. Uss, susiseb. See on uss või? Ma ei tea, ta on midagi ussi laadselt. Okei, see tuleb. Lõpp ära. Kuidas, mõõgaga? Mõõgaga, jah. Väga hea. Ta mürgitas mind ära. Tal on pooled elud läinud, sa saad jagu. Mu mõõk on nii nõrk. Ta läks põlema. Ei ole midagi. Ma läksin põlema. Hüppa vette. Okei, väga hea. Okei, aga ma olen mürgitat. Nüüd läks korda. Mis ma sain? Sa pead sööma ehk midagi. Ja, mul on 20 õuna. Väga hea. Ma tahtsin konnajalgu süüa ju. Läks meelest ära. Okei, aga mis see? Ma sain siis ussinahka. Snake skin. Ussinahk. Ma isegi ei tea, mis see on või milleks seda kasutada saab. Tundub, et see on nagu mingi joogi tegemiseks vist. See on kirjas Alchemy 5.00. Näe, vaata korra. Mina ei tea. Pista see sinna kuhugi kasti siis, kus need joogi asjad sul on. Joogid. Huvitav, ta on nii mürgine loom, ma ei taha midagi juua temal. Ma söön konnajala ära. Oled sa kunagi konnajalga varem söönud üldse? Ei ole. Ei ole? Ei. Esimest korda praegu sõin. Huvitavalt maitses. Väga huvitav kogemus. Jaa. Ma sõin ja see oli midagi kummikommi ja kanatiiva vahepealset. Magus või? Ei, mitte magus, aga venis ja oli pehme nagu kummikomm. Wow. Aga väike luu oli keskel nagu kanatiival. Väga kummaline oli selline kummine tunne. Soo. Vaata, ma tahtsin sulle seda seent näidata siin. Me eelmine kord avastasime, aga ei ole ju siia läinud veel, et... Jaa, muidugi, see on super seen. See on äge seen, jah. Super. Ma ei tea, kas me tahame sinna... midagi. Avastuse punktid. Kuule, aga keegi on seal, näe? Kes kus? Keegi inimene või? Kes sa oled? See paha. Kes see on? Ma ei tea. Aara. Mis ta nimi? Ma ei tea. Aara on ta nimi, okei. Ei, ma ei tea, mis ta nimi on. Mis ta ei vaata siia? Ta on kõhu sees mingi kivi. See on robot äkki. Ma ei tea, ma ei saa aru isegi, kas ta on meessoost või naissoost päris hästi. Mul on tunne, et see on robot ja see on sealt süda, mis kerleb seal. Aga ta on naine, tal on pats vist. Pats, jah? Võib-olla küll. Robot-tüdruk. Aga mis ta teeb siin? Mis ta kaitseb siin kedagi või? Ma ka ei anna nüüd on vihane. Tal on mõõk käes. Ma arvan, puu otsa. Ta tuleb järgi sulle. Anna andeks, kogemata. Ei pea siis kohe lugade peale minema. Ma arvan, et jah,
jookse mingi mere äärde, äkki ta jätab su rahule siis. Ma lähen siia seene sisse, siis ta ei saa mind kätte. Oo, siin seene sees on. Kuule, see on kast. Haarete karst. Kui palju asju siin on. Ma ootan kõik ära. Vedas see uue seljakoti. Ta tuleb järgi mulle. Ma jooksen ära. Ja, no mulle ta ei tee midagi, ma pole talle midagi teinud. Ma saan rahulikult vaadata siin kast. Kogemata ma tahtsin rääkida temaga. See on ikka seen. Kas seene juppe? See on seene kätte võtta. Ma jooksen suurt ringi siin. Okei. Oi, kuule, ma leidsin mingi... see oli meie kast siin. Ma nüüd olen veidi kaugemal sinust. Aga see on tühi kast, mis me siia panime kunagi. Nii. Ma olen nüüd seene teisel pool, aga ma tulen... siin on koer. Koer? Ja, siin on nii palju koeri, kaks tükki. Oho.